Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna veevalajatele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii veevalajad, aga vaatame selle lugemise praegune põhiline energia ja siis mõjutaja, selline ristav väljakutse energia ka kohe siia kõrvale. Nii, vaatame. Kuukaart. Mõjutaja, müntide 2, hästi. No midagi on teadmata, midagi ei ole mulle selge päris. Mõni päev ma arvan, et tean kõigest kõike ja teine päev ma ei tea midagi. Nii, aga südames on mõõkade äss. Nüüd möödunu, mineviku mõjud selle situatsioonil. Sauade 7, et selline väljakutsetega toimetulemise energia siin on juba minevikus olnud. Nii, mida ma tean? Mõõkade 4, selline ootus, vaikus, ootan. Lähitulevik, mis mõjutab veevalajat. Väga tore, veevalaja enda element. Siin veevalaja enda kaart, energiakaart on täheenergia, väga ilus energia. Nii, kuidas sa tunned ennast? Kohtukaart. Kohtukaart kipub praegu palju välja tulema teistel lugemistel ka. Nii, keskkond, kuidas mõjutab? Mõõkade kuninganna. Nii, mõni nõuanne või hoiatus? Mõõkade 9, potentsiaalne tulemus, keiser, hästi. Aga võtan kohe teise kaardipaki siia abiks. Ja liigume, vaatame. Nii, nagu see keskne situatsioon on praegu siin selline minu jaoks pisut segane, midagi, mille osas ma nagu ei näe selgelt. Mul ei ole kas kogu infot, mul ei ole kogu teadmist. Midagi võib olla mingisugune teekond, mille osas ma ei tea, mis sellest tuleb. Et siin kuu kaardi puhul mul on vahest selline tunne, et kogu minu tähelepanu on kas mõnel inimesel või mõnel situatsioonil või mõnel soovil või kuidagi see keskne, et mu nagu hästi palju võtab minu tähelepanu, et mu mõtted liiguvad kogu aeg selle ühe asja suunas vahel. Aga mul on raske nagu näha, mõista, leida lahendusi, näha nagu kuidagi selline tunne, et asjad on varjul veel minu eest, et ma ei näe nagu kuhu see viiks. Vahel kuu on energia, kus mind pisut ka hirmutab midagi, et kuna ma ei tea sellest kõike, siis justkui midagi on nagu varjatud, varjupool. Hästi raske on mõista mingisugust olukorda selgelt näha, võib-olla on raske ka otsuseid teha. Ja kuu on alati see, et rahune, võta asju rahulikult, hinga on ju. Sest siin on millegi osas, mida ma võib-olla muretsen liialt või kardan liialt, et see ei lase mul kuidagi asju selgelt näha. Et vahel see on selline plokkide energia, et mingi sein on kogu aeg nagu ees, et millegi osas mulle nagu ei anta sellist kõike vajalikku, justkui tervikpilti, et või sellist mõistmatust tekitab. Aga kuu on, et see situatsioon on mulle nagu mitte väga selge. Ja väljakutse on müntide 2, et ma justkui, müntide 2 on selline paindlikkuse, leidlikkuse, tasakaalukuse energia. Siin on välised mõjutajad, et kui ma ise proovin ka olla väga tasakaalus, väga kindel, siis siin justkui nagu väliselt saab mind mõjutada. Et sellised välised tegurid mõjutavad seda situatsiooni, mis on mulle niigi raske mõista. Et siin on nagu selline, kellegi osas on nagu plokk on ju, et ma ei mõista mingisugust või millegi osas on ju. Situatsiooni või mõnda inimest ja seal on veel tegureid, mis seda kuidagi, et isegi kui ma tunnen mõni päev, et ma teen nii, ma saan hakkama, siis teine päev on nagu hoopis teine tunne. Et kuidagi selline tasakaalu, paindlikkuse, leidlikkuse energia, kust nagu kuidagi vajadus luua tegelikult selline kindlus. Siin on situatsioon, millele ma ei näe väga kiiret lahendust. Et mis justkui natuke kestab veel.
et siin mõni päev ma saan ja vahel tunnen, et võib-olla mingeid asju on minu jaoks liiga palju või see on liiga muutlik. Proovin toimima, tegelikult ma väga pingutan, et midagi toimiks, aga seal on ikka midagi, mis jääb mulle segaseks. Karikate 8 on, siin võib olla kuidagi mõjud mille osas ma olen tundnud või kellegi osas, et ma olen andnud, aga ma ei ole toime tulnud, sest karikate 8 on minu jaoks selline raske edasiliikumine, sest karikate 8 puhul on nagu emotsionaalselt raske eemaldumine, et sest ma väärin enamat või ma justkui andsin, aga ma ei saanud hakkama või siin näitab vahel, et keegi on läinud ilma tagasi vaatamata ära või see näitab situatsiooni, et ma väärin midagi paremat, et on olnud mingi hetk, kus ma tunnen, et ma ju annan, aga sellest nagu ei piisa kellelegi, et siin on emotsionaalselt kuidagi keeruline. Et vahel on nagu pettumus mingist situatsioonist või olukorrast, et kuidagi minust ei piisanud või ma andsin endast parima, aga see ei olnud ikkagi piisav. Et kuidagi ma pean leidma endale uue eesmärgi ja keskenduma uuele, aga siin on ikkagi mingi segadus, millega osas on nagu, mul ei ole seda täit selgust, kas siis kuu, siin on mõlemal kaardil see kuu ka veel pea siin, et sinna ettepoole vaadata on võib-olla raske, et ma täpselt ei näe väga selgelt, kuhu see tee mind viib. Et siin on midagi emotsionaalset, jah, ma otsin midagi uut, ma otsin midagi värsket uuelt lehelt ja mõni päev ma tunnen, et ma saan hakkama, teine päev võib-olla mitte nii hästi. Aga siin on võib-olla mingisugune, sest ma tunnen mingi varasem situatsioon, mis seda mõjutab justkui. Nojah, et see on selline, ma tegelikult eemaldun sellest negatiivsust, sellest tundest, sest mul on vaja keskenduda uuele eesmärgile, kuidagi valida ennast, enda soovid, enda unistused, kuidagi ennast esile tõsta, et see on hästi tähtis. Et raputada midagi minevikust maha, et ära lase sellel mõjutada. Aga see ei ole lihtne, et siin on nagu näha, et siin on millegi osas veel sellist natukene hirmutab mingi tee võib-olla, et kuhu see siis viib, äkki selle osas ka ei piisa. Et võib ka nii olla. Nüüd südames on vajadus väga suuna järgi minu jaoks, et siin see mõõkade äss näitab minu jaoks, et ma südames vajan mingit selgust, ma südames vajan väga sellist võimalust ja läbimurret. Ma tahan olla südames kindlasti edukas, ma tahan näha oma võimalusi, ma tahan näha väga selgeid, kuidagi väga selgelt seda sihti. Ma ei taha, et midagi varjataks, ma ei taha, et oleks sellist reetlikkust, ma tahan, et asjad oleks hästi läbipaistvad, läbi räägitud olukorda. Ma tahan, et oleks hästi selline loogiline, tark, samas selline tõene, võidukas, edukas, nagu väga selge. Et südames on mulle nagu vaja väga sellist selgust, sihti, kindlust, ausust, tõde, mis on minu võimalused. Siin on müntide rüütel. Siin näitab seda, et ma tahan, et mingid asjad oleksid turvalised, stabiilsed, püsivad, sellised usaldusväärsed. Et ma vajan kedagi või midagi, et see situatsioon ei muutuks väga kiiresti. Ma tahan, et see oleks stabiilne, see on see minu südame selgus siin. Ja ma saaks seda usaldada, siin on vaja nagu sellist järjekindlust. Ma tahan võib-olla, et ka millegi osas, et oleks selline pühendumine ja panustamine. Pigem nagu stabiilne, konservatiivne, praktiline, mitte et asjad kogu aeg muutuks ja oleksid sellised, ma ei taha võib-olla mille osas ma ei taha võtta riski, ma tahan, et see oleks hästi kindel, turvaline, stabiilne, praktiline, et südames ja ma tahan väga ausalt selgust, sihti, võidukust, on ju, et ma näha oma võimalusi väga selgelt. Nüüd möödunu, mis mõjutab. Möödunu on sauade 7, see on väljakutsete energia minu jaoks. Energia, kus võib olla, et mingisugused tegurid justkui töötavad siin minevikus, on töötanud minu vastu. Või siis, et mul on vaja olnud toime tulla, jah, et ühe, teise, kolmanda, neljanda asjaga. Aga tegelikult see näitab, et kui sa seisad enda eest, siis sa saad hakkama. Justkui, siin võib näidata vahel konkurentsi ka selles mõttes, et
keegi tahab sind troonilt tõugata, et sul on mingi positsioon, kes kellelegi ei meeldi. Et keegi justkui välised tegurid mõjutavad. Ja see teeb tunde, et kuidagi enesekindlusega, kuidagi enesehinnanguga võib-olla natukene, et justkui ma ei tunne ennast väga kindlalt, et ma olen 2 jalaga tugevalt seisan, et see pind on minu jaoks siin minevikus juba kõikunud, et need väljakutsed kuidagi kõigutavad võib-olla mu enesehinnangut või et justkui tekitavad tunde, et ma ei tea nii palju või mul ei ole nii hea positsioon, aga see kaart tegelikult ütleb, et sul on parem positsioon või sul oli parem positsioon, kui sa ise seda tajusid. Siin on midagi, kas muretsetud või südamevalu on olnud midagi minevikus. Võib-olla midagi, mida ma olengi maha jätnud. Või ma olen muretsenud kellegi või millegi pärast. Et siin on midagi löönud kõikuma, siin on olnud väljakutsed minevikus. Just kui ma olen torgata saanud, haiget saanud või ma muretsen kellegi millegi pärast. Et midagi on löönud kõikuma. Keegi on mind troonilt tõuganud või siis kuidagi selline tunne, et ma ei tunne väga enesekindlalt ennast. Et vahel see näitab jah, et positsiooni, mis kuidagi väliselt nagu mind nügitakse maha sealt, et teeb haiget. See on mineviku energia. Nüüd oleviku energia, see mida ma arvan, selline teaduse energia, ma olen ootel. Siin võib olla millegi osas, et ma ootan, millegi osas võib-olla isegi ei toimu suhtlust. See on selline taastumise, tervenemise energia, et ma ootan nüüd selle aja veel ära, et samas siin ei võidelda, siin ei astuta selliseid kardinaalseid samme. Pigem ma ootan midagi, millega osas ma ootan, et see nüüd, et see selline pausi aeg on minu jaoks see mõõkade 4 siin. Ja vahel ka, et pühendada endale, et selline taastumise, tervenemise energiat võib ka olla vaja võtta paus aeg maha, puhata, on ju, et vajab keha seda puhkust, hing seda puhkust, selline tervenemise energia. Et oht võib olla muidu läbi põleda. See võib näidata ka seda, et ma ei taha konflikti ja ma lihtsalt rahulikult ootan. Siin võib näidata pausi suhtluses, et midagi ei toimu väga selles osas, et ma lihtsalt võtangi aja maha, ootan õiget aega, et kuidagi teadvus, et tean, et minu aeg tuleb ja et mul ei ole mõtet võidelda. Siin on mõõkade 10, siin on taastumine millestki, tervenemine millestki. Siin võib olla mõnel veevalel, kes on justkui kogenud keerulist lõppu. See kindlasti ei lähe kõigi kohta, on ju, et siin on keegi, kes on kogenud haiget saamist, mingisugust keerulist lõppu, mis võtab aega rohkem kui võib-olla mõni lõpp on valusam kui teine, on ju. Ja siin on just kui ma taastun, ma tervenen, siin võib olla ka millegi osas nagu ei toimu midagi, on paus, on ootus. Ja ma tervenen võib-olla. Võib-olla ma võtan lihtsalt aega, et sellest üle saada või midagi võtab aega, et saaks edasi liikuda, selleks ma võtan aega, et terveneda ja selline pausi võtmise vajadus on siin. Võtta rahulikult, võtta paus, keskendu endale. Nüüd lähitulevik näitab veevaled jällegi enda elemendis. Mulle meeldib õudselt tähe kaart, sest see on tervenemise, siin on tervenemine, siin on taastumine, tervenemine ja täht on energia, kus leitakse selline, mõistetakse võib-olla ka iseennast, selline optimism tekib, mingi siht tekib, et ma näen, kuhu ma tahan millegi osas jõuda, selline usk tekib, lootus tekib, tervenemine on ju, suund. Näitab sellist ka, et minu soovid täituvad, et ma kuidagi kosutan, et mu keha kosutab, et selline väga, see on küll habras, aga see on nii toitev energia, et ma olen veel tundlik, aga ma tervenen. Ma juba näen seda, et mul on see valgus seal tunneli lõpus, et selline teadmine, et kõik on võimalik, et ka võimatu on võimalik energia, et nii palju on. Et ma näen seda sihti, see on see minu hingetee, selline hästi hingeline energia on tähekaart ja imede energia ja ma nagu justkui saan osa mingisugusest imest, et ma tunnen, et see ongi see, mida ma tahan või millegi osas minu soov väga, väga täita. Ma tunnen väga iseendana ennast, ma tunnen hästi.
maailmakaart tähistab. Maailmakaart näitab väga positiivset energiat, kus on rõõm saavutuse üle, et ma sain hakkama, ma taastusin, ma tervenesin, ma nägin enda sihi, millega osas, ütleb, sa õppisid siit õppetunnid ja nüüd justkui see portaal avaneb, et saan millegi endalt kõrvale jätta, et siis nautida seda uut energiat, mis see kaasa endaga toob, justkui uue võimaluse, uue portaali avanemine. Aga hästi selline energia on maailmakaart, kus jah, selline täiuslikkus, et sa said hakkama. Et nagu oluline protsess ja selline liikumine järgmise taseme poole näitab ka tihti õnnelikku lõppu ja võib-olla mingi eesmärgi saavutust, et jah, sa said hakkama. Et selline tähistamist väärt olukord, mis iganes situatsioon see oli, et oli see negatiivne, positiivne situatsioon, just kui sa õppisid kõik õppetunnid, sa tulid sellega toime täpselt nii hästi, kui tulla sai. Et siin nagu õnnitatakse sellele, nii, see on nüüd tehtud, siit saab edasi minna, sest selle osas on nüüd kõik õpitud. Ja kuidas sa ennast tunned, siin ongi hästi analüütiline energia. Hästi selline, et ma tean, mida ma vajan, ma tean, mis on minu tugevused, mis on minu nõrkused ja siin on otsuste koht, et kui mind ikka kuhugi väga tõmbab, kellegi poole väga tõmbab, see on uute võimaluste energia ja selline taassünni kaart, uue võimaluse saamise energia, aga siis ma tahan seda paremini, et otsused hästi teadlikkus enesevõimetes, koostöö kellegiga. Et ma tean, et ma nagu millega osas ma vajan kellegi ka koostööd, kellegi tuge, et ma ei ole, see ei ole ainult mina, vaid ma tahan koostöös midagi, et võib-olla pean ka enda andeid, oskusid kellegile näitama, aga et selline energia, kus nagu ühiselt pannakse seeme mulda ja ühiselt midagi rajatakse. Üksteise toetamine, koostöökaart, et selline kogukonna õpetamine, õppimine, energia jagamine, kuulamine, et nagu meeskonnatöö ühtne eesmärk. Ühtsuse jõu energia. Et kus energiat segatakse võimeka, nagu sinul on ühed oskused, minul teised. Nüüd keskkond, huvitav. Siin on mõõkade kuninganna väga terav, otsekohene. Siin võib olla keegi, kes sutsab, ütleb, solvab. Siin võib olla väga keegi, kes on väga otsekohene. See muidugi veevalajale, mõõkade kuningan on veevalaja enda energiaga, aga siin on selline keskkond. Keegi, kes väga otse ütleb, mida ta arvab. Keegi, kes ütleb välja asjad nii, nagu ta neid näeb. Müntide 7. Investeerimise energia, et kas ma annan sinna või ei anna. Keegi, kellel on oma väga selge siht ja nägemus. Mõõkade kuninganna on energia, kus on hästi hea tegelikult teha otsuseid, sest seal on nagu oluline see ausus ja selgus. Et kui mul on siht, kuhu ma tahan jõuda, siis siin on hästi selline, justkui lõikan ära kõik takistused, mis seda eesmärki nagu mul saavutada ei lase. Müntide 7 on eesmärkide poole liikumine. See on jälle selline stabiilne investeerimine, hästi selline visaduse kaart, kus on planeerimine, on pingutus, on ju saagikus, kasv, ootus, et asjad võtavad aega. Aga keskkonnamõju siin võib olla väline keegi mõjudaja, kes vahel sutsab niimoodi, ütleb otse teravalt, nii nagu tema seda asja näeb. Vahel ma tunnen, et see on selline arstide ja selline, kes ütlevad lihtsalt ilma emotsioonideta asjad, fakt, nii on. Et see on tõde, see on õige. Et saan infot kuidagi, hästi konkreetne info. Et kellelgi on kas väga kindel nägemus, kuidas asjad peaksid olema või minema. Et kuidagi väga otsekohene energia või et tee nii ja keskendu sellele, sest siin on justkui, kas sinna tasub panustada või ei tasu panustada. Keegi nagu ütleks sulle väga välja seda otse, mida ta mõtleb. Nüüd nõuande või hoiatuse positsioonil on mõõkade 9. Minu jaoks mõõkade 9 näitab sellist mingit situatsiooni, kus mul on võib-olla hirm, mida me ka siin tundsime, kuna see on ainult selline nõuande hoiatuse positsioon,
siin võib näidata, et sa muretsed või sulle tundub mingi situatsioon lootusetu, et vahel see näitab ka sellist unetust ja depressiooni või ei suudeta selgelt mõelda, et ma ei suuda näha, on ju, et kuidas sellest välja üldse tulla. Vahel suhtutakse endasse negatiivselt selle energiaga. Ülempreest rinna. Siin ma praegu selle nõuande koha pealt ütleksin, et ära kutsu endale seda, ära küsi seda. Et nagu, kuidas ma seletan? Et nagu sinu negatiivsed mõtted võivad toota seda. Ja siis sa saadki seda. et nagu, kuna see on selline nõuande hoiatuse positsioon ja ülempreest rinna on minu jaoks selline energia, kus see on see sissepoole tõe energia ja ära küsi midagi nagu jah, et justkui mul on võime oma sõnadega ka või oma mõtetega genereerida seda endale. Et see on selline koht, kus mis ütleks, et lükka eemale endast sellised negatiivsed mõtted, sest muidu need võivad tõeks saada. Et minu jaoks see kombo praegu lihtsalt seda praegu kirjeldab siin. Et proovi nagu puhuda kõrvale kõik see negatiivne, sest sa võid seda tõmmata ligi. Ära taha, et need reaalsuseks saaks, et proovi nagu hästi puhastada enda vaimu selle koha pealt. Sest justkui praegu tekib kohe see tunne, et justkui sa oled varem ju ka tõmmanud midagi sellist ligi, et mida sa oled nagu kas kartnud või mõelnud või ja siis see ongi juhtunud, et siin on ka midagi sellist, et nõuande hoiatuse koht, katsu mitte laskuda sellesse lootusetuse tundesse, et muidu sa tõmbad midagi ligi. Nüüd potentsiaalne tulemus on keisri kaart, no selline keiser on väga enesekindel energia, on ju, et juht, liider, mees, isa on ju, kõik sellesse puutub. Aga keiser on minu jaoks selline energia, kus on tegutsemine, kus on kalkuleerimine, selline analüütiline energia, see on ka teiste eest hoolitsemise energia, aga ka enda eest hoolitsemine, sest see on, mina juhin oma arengut enesekindlalt, see võib puudutada mõnda meest, nagu ikka on ju, et jäära energia kaart võib olla mõnda jäära, aga ei pea olema, see on selline mees energia, maskuliinne energia, aga see tähendab tegutsemist, võib näidata muidugi, jaa, isa meest on ju, aga boss, liider, ülemus on ju selline juht. Aga see võib ka näidata seda, et mina ise pean midagi looma, mina ise pean, et kui ma tahan midagi saavutada, siis siin on vaja sellist julgust, samas vastutust, võib-olla ka sellist kalkuleerimist, plaanide tegemist, kontrolli võtmist, piiride seadmist. Ei ole mugav energia, aga kui ma tahan midagi saavutada, siis on mul vaja sellist sihikindlust, et samas see on ka kaitsev energia, et ma kaitsen enda lähedasi, seisan enda lähedaste eest. Et selline, ma näitan välja, et ma olen hästi enesekindel ja mind saab usaldada, et selline võtan vastutuse, olen julge. Võib puudutada ka hoopis mõnda meest, on ju, et siin on midagi seoses sellega. Mõõkade 4 jälle taastumine, tervenemine, tervise teemad, siin võivad olla meesterahvad tervise teemad, aga või siis lihtsalt on vaikus selle osas. Ei suhelda või ootan, ikka see ootus on. Et pigem võtan rahulikult, ei võitle, siin ei võidelda nii palju. Millega osas on nagu, ma mõõkade 4 puhul tunnen jah sellist tervenemise vajadust, taastumise vajadust, et praegu on asjad millega osas pigem ootuses. Et ma ootan märke, ma ootan võimalusi. Keiser kutsub tegutsema, et justkui on seisnud, on oodanud, nüüd tuleb hakata tegutsema, haarata härjal sarvist. Siin võib olla ka, et mõnel veevalel on seoses mõne mehega, et kas on seoses mõne mehega ja tema tervisega midagi, või siis on, ei ole suhtlemist või ei ole suhtlust, et või ma ootan, et selline vaikusenergia on siin ka. Või siis ongi, et ma olen ise isa, ma olen ise liider, kui ma olen ise see mees energia, siis ma pean tegutsema, ma ei pea olema mees, siis ma lihtsalt ise juhin, ise teen, enesekindlust on vaja, julgust on vaja, ambitsioone on vaja, et võtta nagu see juhtimine oma elu üle ja enda kätte ja tegutseda. Sest mul on soov midagi rajada, soov kuidagi edasi minna, et on nagu oodatud küll ja küll, et selline tuleviku energia on siin. Aga sellised sõnumid veevalajatele seekord. Suur aitäh, et kuulasid!